Tere, mina olen Kaja, mina olen kiire transformatsiooni terapeut, hüpnoositerapeut täpsemalt ja mind huvitab universumi seadused, energia, liikumine, kõik esoteeriline ühtepidi ja hea meelega räägiks jätkuna identiteedist, mis on seotud rahaga. Meie raha identiteet täpselt samamoodi nagu meie enda identiteet on väga tugevalt seotud sellega, millised sildid meile külge on pandud. Raha puhul rohkem niivõrd, kuivõrd uskumused, mis on meile kujunenud välja lapsepõlves, millised olid meie vanemate suhted rahaga, mida nad rahast rääkisid, kuidas nad rahast rääkisid. See kõik on tekitanud meis nüüd siis nagu selle raha identiteedi. Lisaks sellele on meil kõigil, niisugune väga lihtne oleks seletada nagu seda sellisel kujul, et me kõik aru saaksime, millest ma räägin. Et lapseeas kujuneb välja meil niinimetatud rahaanum. Kujuta endale seda siis ette kas või siis nagu mingit purki, milles hoitakse raha. Ja see summa on siis mis kujuneb meil välja juba lapsepõlves. Nagu meil kui töötaval klassil jääb see summa seal ütleme 1000 ringi. Kellel on vähe niisugune parem lapsepõlv olnud, neil jääb ta seal kuskil 2000 ringi. Kui me räägime siin juhtivatest töötavatest ja nagu niisugusest kõrgemate palgalistest, neil jääb ta sinna kuskil 3000–5000 ringi. Ja kui me räägime siin Alan Muskist, siis temal on ta nagu ikka niisugune nagu lasteaia suurune, niisugune suur, võib-olla lihtsam oleks siis öelda, et jalgpalliplatsi suurune niisugune ala, kus tema oma raha hoiustab. Huvitav, eks ole, on ju. Et see on siis nüüd see summa, millega sa tunned ennast mugavalt. Kindlasti olete te kuulnud lapsepõlves hästi palju neid lugusid, et rikkad inimesed on nõmedad, raha teeb inimese õelaks ja kurjaks ja muud jutud. See omakorda tekitab meis selle tunde, et tegelikult ma ei tahagi seda raha. Raha on must ja kole ja räpane ja teeb meid kurjaks ja kadedaks ja õelaks ja et vaadates rikkaid, kes on nii kadedad ja ihned ja blä, nagu kõik see jutt, mis sinna käib, eks ole, on ju. Siis sealt tekivad need omakorda need blokeerivad mõttemustrid ja uskumused, et tegelikkuses me ei saagi rohkem raha. See rahavoog on nagu tänu sellele kinni. Me võime küll unistada, et me tahaksime rohkem raha, aga me ei saa, sest see ei ole meie jaoks mugav. Ja kui me saamegi seda rohkem, siis me anname selle kohe ära. Kas ostame midagi või siis anname kellelegi laenu või siis kingime kellelegi midagi suurt ja ilusat või lihtsalt lähemegi poodi ja ostame endale midagi ilusat, aga see raha ei saa meie juures olla. Sest see on midagi sellist, millega me pole harjunud ja see läheb välja meie anuma suurusest, meie tavapärase anuma suurusest, kus meie raha seisab. Muidugi kõike seda on võimalik ära võtta, kõike seda summat ja seda anumat on võimalik suurendada. Selleks on omaette praktikad olemas. Ja muidugi, kui sa võtad teistpidi, siis universumi seadust kuulates, siis täpselt samamoodi me tunnemegi nagu selles mõttes raha vastu seda hirmu, et ta teeb meid kurjaks, hirmsaks
ja mitte heaks inimeseks, siis kes meist tahab mitte hea inimene olla, siis me pigem olemegi siin oma vaesusteadvuses. Usume, et me olemegi loodud vaeseks, usumegi, et see on nii huvitav koht minu meelest, et me usumegi, et kannatamine teeb meist parema inimese. Ahaa, kas tegelikult teeb? See on pigem jälle niisugune kinnistunud mõttemuster, iganenud mõttemuster, mis meisse on sisse põimitud, meisse on sisse surutud. Et kus see tegelikult kirjas on, et suur summa teeb sinust halva inimese? Ei ole suur summa, suur raha, suur sissetulek tegelikkuses pigem parandab sind, sest isik kui selline oled sa nagunii. Sina, sinu identiteet, kes sa oled. Ja see tegelikkuses, kui suur raha su käes on, ei muuda sind otseselt. Tegelikult mitte, ta pigem nagu hoopis teeb sind paremaks. See tähendab seda, et kui sinul on, kui sa nüüd kujutad endale ette, et sul on 1 000 000 eurot ja sulle tuleb väga hea sõber külla, kellel on mingi tõsine kriisimoment. Kui hästi sa ennast tunned, kui sa saad talle anda seal see paarsada eurot ja öelda, et ma ei taha seda tagasi, võta seda kui kingitust, mis tegelikkuses teeb sinust ju palju parema inimese, palju südamlikuma, palju rohkem hooliva, sest sinu käes on nagu jõud, millega sul on võimalik aidata oma lähedasi, aidata ühiskonda, panustada igale poole. Tegelikult ei tee sind ju halvemaks, vastupidi, paremaks isegi kohati. Aga meie kinnistud uskumused, et suur raha teeb inimese kurjaks ja halvaks ja õelaks ja kadedaks, on meile juba sisse kodeeritud. See osa nüüd sellest, et seda oma anumat nüüd suurendama hakata. Siin tulebki nagu teha tööd sisemist iseendaga ja jälgida ka seda, et meil ei oleks seda topeltuskumust. Et ma tahan raha, ma tahan suurt palka, aga ma tegelikult ei vääri seda. Mis meil ka kõigil tegelikult on, sest need on nüüd vastuvad mõtted. Ma tahan raha, aga ma ei vääri seda, siis sa ilmselt seda ka kunagi saama ei hakka. Seda miksivat mõtet ei kuula ka universum, tema võtab seda kui vaesusteadvust sinu jaoks, et sa peegeldad seda vaesusteadvust. Kui sina peegeldad seda, et ma ei vääri seda suurt summat, siis universum peegeldab sulle tagasi, jah, sa ei vääri. Ehk sa saad kinnituse veel sellele, et oo, ma olengi nii mõttetu ja ma ei väärigi seda. Väga omapärane mõtlemine, aga või nagu selles mõttes väga omapärane info nagu selle koha pealt, aga tegelikult see on nii. Ma tahan suurt raha, ma tahan kõrget palka, aga ma ei saa seda, sest ma ei ole selle vääriline. Alateadvus, universum, kõik nad nagu siis saadavad sulle kinnituse selle koha pealt, et sa ei vääri, sest sa saadad universumile selle sõnumi, et ma ei vääri seda suurt summat. Ma tahan, aga ma ei vääri. Ja universum peegeldab sulle tagasi. Jah, sa ei vääri. Ja sa saad selle kinnituse ja sa isegi ei ürita midagi paremaks teha. Sa ei üritagi muuta mitte midagi mitte kuskilt, sest sul on see uskumus, et sa ei vääri seda. Oleks see siis nagu ainukene murelaps selles anumas? Ei ole ju. Me kõik tegelikkuses sünnime siia maailma teadmisega, et kõik on meile saadaval. Armastus, õnn, edu, rikkus, tervis, küllus, sisemine rahu. Aga kui sa vaatad ennast, kui palju olen mina saanud neid ütluseid rohkem kui korra,
aga me ei saagi ju kõike. Kui sul on lapsed ja õnnelik pereelu, siis sul ei olegi raha. Kui sul veab armastuses, siis sul ei vea rahas. Need on nii iganenud blokeeringud tegelikkuses. Ja neid murda teinekord on isegi keeruline, sest inimesed usuvadki, nad on nii selle omaks võtnud, selle uskumuse, et ta ei vääri ja sa ei saagi. Aga tegelikult ju saame. Kui sa võtad seda imikut, kes siia maailma sünnib, tal pole õrna aimugi tegelikkuses, mis siin toimub. Tema nõuab kell 3 tähelepanu, süüa, ta saab selle. Ta naeratab sulle olla, endal on piimatäpid kõik põskede peal ja juuksed on sassis kui varese pesa. Ta naeratab sulle, ta on nii õnnelik. Temas ei ole kujunenud ühtegi blokeerivat uskumust, et ta ei ole ilus, ta ei saa kõike. Tema saab aru, et ta saab kõike. Ta ongi siia tulnud kõike saama. Lihtsalt lapsepõlves kasvades need uskumused muutuvad ja kahjuks 7. eluaastaks need uskumused, et ma olen väärt, ma väärin ja kõik on mulle saadav, tegelikkuses on juba killustunud. Aga rääkides uuesti rahablokeeringutest, siis ja nendest uskumustest, mis takistavad meil elamast seda täisväärtuslikku elu, saamast kõike seda, mida me tahame, jääbki sinna blokeerunud uskumuste ja mustrite taha, mis on välja kujunenud juba varases eas. Nii kurb, kui see ei ole. Et kui sinu lapsepõlves sinu vanemad on seda korduvalt maininud sulle, et raha ei kasva puu otsas ja raha saamiseks peab tegema rasket tööd, siis kahjuks ainukene võimalus sellest kõigest pääseda on nüüd purustada kõik need uskumused, mis sind blokeerivad. Mina võin aidata neid purustada. Tulge minu juurde, alateadvuskood @gmail.com. Ma aitan tegeleda kiire transformatsiooniteraapiaga. Purustame, lõhume, vaatame üle, miks, kuna, kes ütles midagi, mis tekitas sinus uskumuse, et see vaene olla on parem kui rikas, et sa ei väärigi rohkem, sa ei väärigi paremat kui ainult sendid, millest kuidagi ära elada. Ja vaatame, miks sa usud seda, miks sa jätkuvalt usud seda ja kas see tegelikult ikkagi on tõsi. See võis olla tõsi tema jaoks, aga kas see on tõsi ka sinu jaoks? Ma tänan teid kõiki kuulamast, vaatamast. Likeige, subscribe'ige, kommenteerige, andke märku, milliseid lugusid te tahaksite veel kuulda, millest ma võiks teiega rääkida. Ja kui see, mida ma teile rääkisin, ei resoneerunud teiega, siis ärge kuulake. Kui te teate kedagi või arvate, et kellelgi on selle kuulamisest kasu, siis palun jagage. Seniks aga imelist suve lõppu teile kõigile ja peatsete kohtumisteni.